Väidetavalt on selliseid autosid, mis töötavad gaasiga maailmas 18 miljonit. Ja mina olen ka täna see õnnelik, kelle istumise all on gaasiga töötav masin, Seat. Ja mulle gaasiautod meeldivad. Nad töötavad täpselt sama hästi kui bensiiniautod, aga on tunduvalt odavamad liigutada ja palju keskkonda säästvamad. Tervitus, Raul! No tervist! Raul, see auto töötab gaasiga. Kas ta töötab ka bensiiniga või ainult gaasiga? Ütleme, kõik sõiduautod tehakse niimoodi, et nad töötavad kahe kütusega. Töötavad gaasiga ja töötavad bensiiniga. Nii et nii öeldakse, et see on bivalentne auto ja selle autoga saab sõita nii maagaasiga kui Eestis tehtava rohegaasiga. Milleks siis üldse see bensiin veel? Võib tõesti juhtuda hetk, kus sa satud kohta, näiteks täna Hiiumaal veel tanklad ei ole ja sa tahad ju ka seal sõita. Aga kui sa ennast oma sõite planeerid, siis tegelikult sa võid sõita aasta otsa ainult gaasiga, aga bensiin on nii-öelda igaks juhuks. Gaasiautosid on erinevaid. Üsna tuntud on LPG-autod, mis sõidavad fossiilset päritolu vedelgaasi jõul. Turul on ka LNG-kütus, eesti keeles veeldatud maagaas. See sobib hästi veoautodele pikamaasõitudeks ja suurtele laevadele diislikütuse asemele. CNG ehk surugaas on aga üha enam populaarsust koguv alternatiiv sõiduautode bensiinile ja diislikütusele. Seesama komprimeeritud gaas ongi looduslik gaas, mis tuleb mööda torustikku. Seal taga näete, on kompressori hoone, seal gaas surutakse kokku 200 korda. Kui looduslikku maagaasi jagub prognoositavalt umbes 60 aastaks, siis lõputud võimalused näikse olevat biometaanil. Biometaani ei ole aga loodusest kohe võtta. Selleks on vaja kõigepealt saada kätte tooraine biogaas. Biogaasi annab ju igast asjast teha, mis käärib. Et kõik, mis käärib, saab metaani toota. Nii et enam levinud on ikkagi põllumajanduslikud tootmised. On ta siis nüüd rohtsed massid, on ta siis ka sõnnik, läga. Jäätmed on kindlasti see, mille peale tuleb mõelda ja mis on tulevik. Oota, mis käärib? Õlu käärib ju. Kas õlletehases ei saa? Ma arvan, et iseenesest õlu võiks kasutada, aga kindlasti neid jäätmed, mis õlle tootmist on väga väärtuslik toorainega biometaani tootmisel. Eelmisel hooajal vaatlesime, kuidas lehma sõnnikust saab biogaasi. Aga nüüd me oleme tiiruga jõudnud siia Estonian Celli biogaasi tootmise lätetele, kui niimoodi võiks ütelda. Te teete oma reoveest biogaasi ja seda lausa 8 miljonit kuupmeetrit aastas. Mismoodi siis saab puu- ja veesodist biogaasi? Ja täiesti õige, et kuna meie reovesi sisaldab suures koguses kergesti lagunevat orgaanikat, siis otsustasime mõned aastad tagasi teha sellise suure investeeringu ja ehitada Euroopa suurima ühemahutilise reaktori. Ja seal me siis töötlemegi oma reovett. Ja reovee töötlemine käib niimoodi, et töötegijaks on biokraanul, mis iseenesest on mikroorganismide kooslus. Ja need poisid suudavad siis ümber töödelda orgaanika lõpp-produktideks, milleks on siis metaan ja CO2. Aga mina ei näe siin ühtegi poissi, kas see reovesi mitte ei see ole? Näeb välja, me ise nimetame seda mustaks kalamarjaks, et need on ainult need töötegijad. Ja seda, ma saan aru, tekib teil tasapisi aina juurde seda kallist kraami. Ja kui me suudame neid poisse täielikult rahuldada, siis nad muudkui kasvavad juurde. Ma küsin muidugi, meil on kogu pere saadega, mismoodi te neid poisse rahuldate? Kas te näitate neile mingisugust pornograafiat või mismoodi? Või annate neile sepikut? Ei, need poisid tahavad korralikult süüa. Nad tahavad, et oleks piisavalt lämmastikku, fosforit, oleks mikroelemente ja kindel temperatuur ja redoks potentsiaali vahemik. Et kui need kõik tingimused on täidetud, siis poisid teevad oma tööd. Ja kui nad on töö ära teinud, siis see pall on nii-öelda täis ja pingul siin selle Just, et siis meil biogaasi torus tuleb nii, mis kole. Kuidas üldse biogaas jõuab tarbijani? Meie puhul on ta küll reoveest toodetav, kääritatav, siis toorgaasina meieni jõudev ja siis meie puhastatav ja torudesse lükatav gaas. Puhastatud. See tähendab siis seda, et ta alguses on ikkagi kuidagi must. Seal on vaja mingid asjad ikkagi välja võtta, nii et CO2 vähemaks teha,
H2S-i vähemaks teha, nii et seda tuleb eelnevalt ära teha. See meie gaas, see rohegaas on ju täpselt samaväärne nagu on maagaas. Me toodame samaväärset trassi minevat gaasi, ehk et ei ole mingit vahet oma keemilist omaduselt, et kas ta maagaas või on ta meie biometaan, mis toodetud on. Hinda võrdlen siis ikkagi rohegaas on natukene kallim. Ütleme, sellel on paar põhjust. Kõigepealt rohegaasi tootmine on pisut kulukam kui maagaasi tootmine. Ja teiseks ka rohegaasi täna ei ole veel nii palju saada, kui palju tegelikult on Eestis gaasi tarbimine. Kui me teeksime vastupidi, et kui oleks rohegaasi hind odavam kui maagaasi hind, siis enamus kliente tarbiks rohegaasi, vajutaks rohegaasi nuppu ja lihtsalt ühel hetkel võib selguda, et sul rohegaas on otsa saad. Võib põletada muidugi nii tööstustes, kes tahavad rohelised olla, öelda, et nad kasutavad ka rohelist kütust, aga täna läheb Eestist 100% lõpptarbijana siis transporti. Bussifirmad, Tartu bussid, osaliselt nüüd Tallinna bussid tulevad Tallinna bussi juurde, kõik Pärnu bussid. On arenguruumi ka sellel rohegaasil siis Eestis? Me loodame seda, et see laieneb nii eratranspordi võrgustik kui ka loomulikult, mida meie ootame kõige rohkem ikkagi, et see on siis nagu raskeveokid. No miks mitte, siin rongid on mujal maailmas katsetatud. Mis on siis gaasi põhilised eelised? Hinna poolest on gaasiga sõitmine võrdes bensiiniga 2–2,5 korda soodsam. Näiteks, et kui käia Tallinnast Tartusse ja tulla tagasi, siis sõites rohegaasiga maksab see sul 12–13 eurot, sõites bensiiniga maksab ta kuskil, ütleme, 26–27 eurot. Teine on keskkond. Gaas saastab vähem. Ja siin on üks oluline asi, mida vaadatakse, on siis CO2 heide. Ja kui sa sõidad rohegaasiga, siis öeldakse seda, et rohegaasi puhul see heide on peaaegu 0. No ma sõidaksin selle masinaga nüüd siis Kundasse. Igaks üks anna kaart ka kaasa. Käid Tartus, on ju? Jah. Ringe pole midagi ütelda. On ütlemata tore juhatada teid paikadesse, kuhu muidu ehk ei satukski. Teeme seda jälle järgmisel nädalal. Kohtumiseni!